Armsad õpilased, õpetajad, lapsevanemad, vilistlased, meie külalised. Kui tänapäeval inimene liikluses peaks suuna kaotama, et ei teagi, kus ta on, siis meil on kõigil olemas abi kohe lähedal. Võtame välja telefoni ja lähme Google Mapsi või kui oleme autoga, siis käivitame Waze'i või mis iganes muu programmi ja mure on murtud. Aga veel kuskil 15 ja pluss aastat tagasi see asi üldse nii lihtne ei olnud, et need vahendid tõenäoliselt olid muidugi olemas, aga nad ei olnud nii-öelda tavakasutuses. Ja mulle meenub, kuidas ma olen 2 korda totaalselt ära eksinud just nimelt liikluses, mõlemal korral Riias. Ja ma mäletan seda, et ma vastutasin kellegi eest veel ja seda tunnet, mis oli nagu väga paha. Ja ma mäletan, kuidas maailma kõige lahkem rahvas, kelleks ilmselgelt on lätlased, inetab, ma tervitan meie inglise keele õpetajale Anna. Ja juhtus see siis nii, et minu poeg, kes täna on juba vana inimene, oli siis 2. klassis ja me läksime temaga kahekesi Livuvee parki. No tuleb tuttav ette, paljud on käinud Livuvee pargis. Ja oli väga võrratu päev ja siis sõitsime tagasi ja läbi Riia ja ma järsku ei saanud enam üldse aru, kus ma olen, mitte midagi ei saanud aru. Ja pojakene, tal hakkas kõht valutama, istub mul kõrval, selline ebamugav olukord, et mis ma siis teen, et tahaks ruttu ju Eestisse saada. Ja siis ma läksin ühte bensiinijaama ja sellel ajal, võib-olla ka täna, aga sellel ajal olid igatahes Lätimaa bensiinijaamas niisugused nagu siilisoenguga, sellised tugevad mehed nahktagides ja millegipärast ka dressides ja uhketes potastes. Neil oli terve punt seal ja ma, kuna häda oli ja pojal paha, siis ma pöördusin nende poole, et kus on Eesti. Ja nad rääkisid mulle sellises läti ja vene segakeeles midagi, ma ei saanud mitte midagi aru, kus on Eesti. Ja siis tuli välja see lätlase headus, et siis see suur mees, ta pani oma pruuni sellise kindlasti väga hinnalise nahktagi lugu kinni, istus erakordselt hinnalisse Mercedesesse ja ütles, et mees sõida mu järel, et ma viin su õige tee peale. Ja üks 10-15 minutit sõitsime, ta oli väga hooliv, ta kogu aeg jälgis, et ma ei jääks kuskile foori taha ja nii edasi. Ja siis lõpuks ma jõudsin tuttavatesse kohtadesse, mees seal veel lasi väikse signaali ja viipas käega ja korras. Ja teine juhtum oli nii, et me läksime Heidiga bussiga õpilastega Strasbourgi, õigemini me läksime Riia lennujaama, et minna Strasbourgi, kus siis oli Euroopa Parlamendi külastus. Ja mina ei tea, bussijuhid on alati justkui nagu täpsed inimesed teavad, kuhu sõita, aga Toomes ei teadnud. Et ühel hetkel me olime nagu mingisuguses sellises kõrges Magala rajoonis, kõrged majad, ütleme, Mai rajoon korda 80 nii kõrgusesse kui laiusesse. Mees manööverdas kitsastes sellistes voositeedel edasi ja tagasi sõiduautode vahel, mitte midagi aru ei saanud. Me oleks võinud jääda sinna kõik, oma buss oli soe, aga lennuk hakkas ära minema. Inimesi ka väga ümber ei olnud ja siis tuli üks mees rattaga. Ta tuli rattaga, minu arust Heidi ütles talle, et me ei tea, kus me oleme ja me tahaks lennujaama minna. Ja ega temagi midagi ta rääkis ja jälle mitte midagi aru ei saa. Ma ei tea isegi, mis keeles ta rääkis, aga aru ikka ei saanud. Ja siis see lahendus, mida tegi lahke ja abivalmis inimene, ta võttis jalgratta, ta tõstis jalgratta sinna bussi sisse, vahekäigu vahesse, istus bussijuhi kõrvale ja hakkas rääkima, et keera siia, keera sinna. Ja nii me jõudsimegi kohale, et abivalmidus aitas meid. Ja eksimine liikluses ei ole ju tegelikult ainus, mida me inimestena endas kanname ja mis meil ikka ei ole juhtub. Küll on ütlemata sõnad, küll on liigselt öeldud sõnad, küll on tegemata teod, küll on mitte õigesti tehtud teod. Ja mida ma kindlasti usun, et iga inimene on võimeline ennast programmeerima abivalmidusele. Et ilmselgelt me oleme erinevad, on mõned, kes ju alati leiavad hea sõna ja kes on alati tähelepanelikud ja kellel on kuidagi see toetav tegu tuleb nagu iseenesest. Aga kui seda teadvustada, siis tegelikult headus ja abivalmidus on igas ühes olemas, lihtsalt seda tuleb hoida iseenda jaoks fookuses.
ja tehes selliseid väikseid häid tegusid, siis kokkuvõttes loome me kultuuri, me teame kindlasti igaüks selliseid lahkeid peresid või häid peresid, abivalmis peresid. Me teame häid kogukondasid, me teame äkki ka häid kooliperesid, me teame võib-olla suisa rahvusi, mina tean lätlasi, igal juhul. Eelmisel nädalal käis Sütevaklas külas itaallaste delegatsioon, seal olid koolijuhid ja erinevad sellised kooliinimesed ja siis Secunda sotsiaalist olid Kristiin ja Roomeo, kes rääkisid neile siis Sütevaklast alguses, näitasid slaide ja siis läks seal selliseks elavaks vestluseks. Ja nad rääkisid väga ausalt, et kuidas meil siin koolis on ja milliseid ebaõnnestumisi nad on kogenud ja mis me koos teeme ja millised õpetajad meil on ja mis me koos teeme. Ja see oli umbes võib-olla pool tundi, eks, ja siis kuskil nad pärast tulid sinna minu ruumi, need itaallased, nad olid täiesti sõnatud, et mida kultuur, et milline kool see on, et kui hoolivad inimesed, kui avatud inimesed, kui julged inimesed, kõike julgevad ütelda ja rääkida, et väga ehe. Ja sellised killukesed meie kultuurist, mis meil on siis nagu Sütevaklas. Tänasel jõulupäeval on mul teile soov, et jõulud oleks rahulikud. Nad on tihti mitte rahulikud, sest nii palju on teha ja toimetada ja osta ja muretseda ja kas kõik saab olema, aga uskuge mind, kõik saab alati olema. Et sellepärast ma soovin teile rahulikku